tulemast! Täna tulen sinu juurde hoopis teisest keskkonnast või teisest tegutsemisest. Ma tean, et mul on vaja video ära teha, aga samal ajal mul on vaja ka teha süüa. Et ma tulen ja räägin sulle siis mis ma tahan sulle rääkida selle video käigus. Samal ajal viilutan tomateid, sest et ma teen just oma lemmiksuppi, see on tomatisupp, tomatipüree-supp. Kõigepealt võib-olla ütlen ka, et miks ta mu lemmik on, et sa minust võib-olla rohkem teaksid, kas see on üldse vajalik, aga ma tahan sulle rääkida, sest et ma ei ole väga suur väljas söömas käia, sest et kunagi, kui mul oli väga palju toidutalumatusi, siis oli keeruline. Ja siis, kui ma nii-öelda sõin puhast toitu, siis väljas saada puhast toitu oli keeruline. Ja kunagi, kui lapsed tahtsid Vapianos käia, siis mina leidsin menüüst sealt tomatisupi. See oli vegan supp ja ma sattusin sellest supist vaimustusse. Ja otsustasin, et ma tahan kodus ka seda suppi teha ja siis mäletamaks seda maitset, mis seal supil oli, hakkasin kodus nagu timmima endal. Ja see tuli välja ja nüüd on sellest juba päris mitu aastat möödas. Võib-olla isegi 10. Ühesõnaga, kui ma ütlen, siis ma valetan, ma ei mäleta. Igal juhul ja mul on hunnik tomateid, mis on selliseks veits krimpsu läinud, sest et ma ei ole jõudnud neid ära süüa. Nad olid mul nüüd külmkapis ja siis ma tükeldan nad ära, et saaks nad supiks teha. See selleks. Tänane video tegelikult, kus ma sulle rääkida tahtsin, oli enesesse kasvamisest või enesesse ühendumisest. Ja tahtsin sulle jagada seda osa, mis siis toimus minu sünnipäeval. Et ilmselt sa tead juba, et mul oli laupäeval sünnipäev. Sain aastakese targemaks jälle. Ja see sünnipäev oli minu jaoks transformatiivne. Mulle endalegi teadmata. Augustikuus Einike Aedma kirjutas mulle, et ta tahab luua oma podcastis osalenud naistega siis sellise mõnusa avaliku sündmuse, kus saavad kõik tulla. Et kas ma oleksin nõus ja see kuupäev siis oli 28. september. Ja alguses, kui ma ütlesin talle, et aga mul on sel päeval sünnipäev ja ma palusin mõtlemisaega. Ühel hetkel oli siis tunne, et jah, ma ikkagi valin selle, ma rääkisin mehega, ütlesin, et ma valin siis selle päeva ise endale ja nii see läks. Mina sellel sündmusel siis tegin ühe meditatiivse rännaku, mis etteruttavalt võin sulle öelda, et ka väga paljudele inimestele oli tohutult taipamist ja mingisuguse endaga ühenduse saamise koht. Nii et kõik kuidagi sujus ja selle sündmusega olid ka erinevad tunded, sest et 2 päeva enne sündmust mul tekkis äkki tunne, et ma ei taha sinna minna. Ma olin just paastumas, mulle eemaldati üks ammas, mille abil ma hoidsin endas valu kinni. Ja ma olin sellises väga huvitavas protsessis ise ka ja ütlesin mehele veel, et ma ei tea, et ma ei taha minna. Ma ilmselt ei olekski valinud sinna minna, kui ma poleks olnud esineja. Ja mul ei olnud plaan üldse üheski töötoas osaleda ega midagi. Ja juhuslikult sattusin esimesse töötuppa. Ja ma jäin sinna ainult sellepärast, et ma tundsin seda Palo Santo lõhna. No see on ju mina. See on ju nii minu lõhn. Ja see esimene töötuba oli nii totaalselt transformatiivne, et pärast seda töötuba mu keha reageeris, mu keha läks puhastusse ja ma kogesin
kogesin sellist huvitavat olekut. Noh, ma ei ehmatanud, sest ma teadsin, et need asjad juhtuvad minu ruumides samamoodi. Inimesed lähevad vabanemisse millestki. Ja kõige hullem oligi, mis kõige hullem, kõige lihtsam asi oligi see, et ma lihtsalt ütlesin ühe lause välja, mis minu sees oli olnud. Ja see pani kõik muutusesse. Ja miks ma sulle seda jagan? Ma jagan seda sulle sellepärast, et tihti inimesed, kes tunnevad, et ma tahan mingisugusel sündmusel olla ja siis enne sündmust nad ütlevad ära, sest et neil tekib nii suur sisemine vastupanu. Tegelikult on nii-öelda see ego hakkab plõksima, sinu ego tasand. Mahlane. Ja nii ka hakkas minul. Ja sest et minu alateadvus aimas ette, et seal toimub mingisugune väga suur muutus minu elus. Ja seetõttu ma ikkagi valisin sellest läbi minna. Ja neid tulemusi ma ei saa sulle kõike praegu jagada, sest et nii värske on asi, aga esimesed muutused toimusid seal sündmusel. Ma tegin siis inimestele rännakut. See oli tohutult äge rännak selles mõttes, et ma pole kunagi teinud rännakut klaverisaatel ja niimoodi, et see, kes klaverilt saadab, Birgit Täht, siis imeline naine, siis tema lihtsalt luges intuitiivselt siis seda energiat, mis mina välja panin ja mina välja lasin endast. Ehk et meil ei olnud mitte mingit praktikat olnud omavahel. Ma tegelikult Birgitit nägin umbes 2 korda füüsiliselt ja see, kuidas see rännak välja tuli, oli ülivõimas nii nendele, kes võtsid vastu, kui nendele, kes andsid. Kui mina olin selle rännaku ära lõpetanud ja Birgit jäi veel musitseerima sinna, ta veel tegi helisid ruumi, et inimesed saaksid maanduda, siis mina võtsin oma märkmiku ja ma kirjutasin sinna, et täna ma võtsin vastu enda olemuse. Ja see justkui maandus minu sisse, et kui ma praegu ka räägin, siis see teeb mind emotsionaalseks, sest see on see, mida ma olen küsinud. Ja seda ma olen hästi paljudele inimestele ka tegelikult rääkinud oma sündmustel, meditatiivsetel praktikatel ja ma päriselt nagu ma järjest tüki kaupa olen võtnud, aga nüüd maandus mingisugune päris suur tükk. Ja see päris suur olemuse vastuvõtmine tõi mind nagu jalad põhja, et ma tunnen, et ma seisan oma jalgade peal ja selle olemuse vastuvõtmine tekitas minus sellise tunde, et ma ei karda enam. Ma ei karda enam ennast väljendada, ma ei karda enam ennast näidata. Ja sellega on kaasas nagu selline sügav rahu. Ja see näitamine, enda olemuse näitamine iseendale, kogedes seda, siis ma koorin nüüd sibulat. Nii et kui ma nutsema hakkan, siis on okei. See pani mind ennast nagu tähtsustama ja ma tegingi nii vägagi suure, ütleme niimoodi, et ma tegin veel samal öösel siis väga suure elumuutva otsuse. Ja see oli muidugi päris äge, sest et ma olin juba voodis, mees magas mul ja sisemiselt võtsin selle otsuse vastu ja kuigi toas ei põlenud ühtegi küünelt ega mitte midagi, siis suitsuandur hakkas tiuksuma. Et siis ma sain aru, et see oli midagi väga suurt, mis toimuma hakkas, sest et vaimumaailm siis reageeris. Vaimumaailm reageeris sellele minu otsusele
ja miks ma sulle seda jagan, ütlen seda uuesti, et kui sa valid ka minu sündmuseid, siis sel hetkel, kui sa otsustad ära, et jah, ma tahan seal osaleda, siis need energiad, mis seal sündmusesse loovad, hakkavad juba sinu sees toimetama. Ja mida lähemale see kuupäev tuleb, seda rohkem hakkab see sinus toimetama, sellepärast et ka siis minu silmis saavad need energiad rohkem paika, sest siis on üldjuhul on inimesed paigas ja siis mul on ka informatsioon juba, mis sinna ruumi on vaja tuua. Ma nii armastan sibula koorimist. Nii, ma tõstan korraks kõrvale. Nuta kullake. Ilmselt sa ei olegi mind sellises olekus näinud, kes sa minu sündmustel koha peal pole käinud. Aga tea, et ma olen sinu ees täitsa loomulikus olekus. Ja kas siis tõid need pisarad, see sibula eeter või siis tõi see sisemine otsus muutuseks, need pisarad, sellel ei olegi enam mitte mingisugust tähtsust. Sest et tähtis oled sina ise ja seda, mida sa endast tunned, ehk siis see, mida mina endast tunnen ja tähtis olen mina ise. Väga paljud naised on ennast terve elu jooksul tõstnud kogu aeg kõrvale, tuues esile siis olulised tegevused, töö, pere, lapsed ja nii edasi on ju mees. Et üha rohkem näidatakse mulle seda, et on vaja see ühendus tagasi saada ja seda nimetataksegi ülesärkamiseks, et sa näed tõde ja sa näed tõde endast ja sa näed tõde välispidisest maailmast. Ja seda tõde ma kutsun sind vaatama oma sündmustele. Sellel aastal on 2 olulist sündmust naistele, üks on tähenaised ja teine on siis väe vastuvõtmise või ehk siis väe vabastamise sündmus, kus see vägi, mis sa tegelikult endast kinni hoiad, saab hakata voolama. Ja see väe vabastamise sündmus, naised, kes lasevad oma väe vabaks, kui ma nüüd õigesti mäletan. See sündmus ja see sündmuse pealkiri tuli mulle kanalist juhatusena, et mul on vaja sellel kuupäeval teha selle konkreetse arvu naistega sündmust. Ja siin on meil aega 7. detsember on ju, aga sa võid tunnetada, kui see sind juba kõnetab, siis ilmselt on sul see vaja ära valida. Nii et ära jäta seda viimasele hetkele, ruumis on ainult 7 kohta. Ja sellised väiksed ruumid on väga väekad, sellepärast, et sa saad personaalselt ligi mulle. Ja tihti ongi niimoodi, et sa saad mingisuguse väga isikliku teema sinna ruumi tuua, et sinna saada seda juhatust ja abi. Aga ma ei saa sulle sellest sündmusest praegu rohkem rääkida, kuna need energiad on meil õhus nii hõredad siis. Ehk et mul on väga vähe üksikuid detaile veel, aga mida lähemale see sündmus tuleb, mida rohkem naisi on ära valinud, seda selgemaks läheb minul kõik see. Ja nagu see meditatiivne rännaki sellel eheduse peol, kohtumine iseenda ehedusega, nii ka need kanaldused, rännakud ja kõik, mis ma seal viin läbi, need praktikad, need alles üsna enne selle sündmust maanduvad. Ja ma võin öelda sulle, et sellel laupäevasel sündmusel tuli mulle siis selle rännaku kanaldus reede hilisõhtul, kus siis enne magama minekut ma kirjutasin selle, mis kanalist tuli. Aga tähenaistele seekord näidatakse sellist avarat ruumi ehk, et sinna on lubatud rohkem naisi kui tavapäraselt, sest et üha rohkem lükatakse looma seda ruumi
suuremaarvulistele naistele, et nad lõpuks ometi astuksid oma väesse, omasse enda ühendusse. Ja need naised, kes ütlevad, et tahaks ju ainult head, siis ongi nii, et sa ei saa võtta head vastu, kui sa ei ole seda halba siis ära lasknud. Jah, head ja halba ei ole olemas, aga ma ütlen siis nii, et kui sinu sees on nii palju paska, millest sa nii jõuliselt kinni hoiad, siis sinu sisse ei saa tulla ka see, mida sa päriselt naudid või milles sa nagu elad nagu voolamises, ehk et sul ei ole nagu seda punnitamist või seda tõrget sees kogu aeg, sest et kui me hoiame millestki kinni, kas või olgu see mingisugune lein või valu, siis sa nagu punnitad tegelikult oma elamist ka, et sa ei saagi nagu puhtalt elada. Ja teine asi on see, et su kehaliselt hakkab ääretult ebamugav, sul hakkab valus, su keha hakkab tõrkuma, sul tekivad mingisugused haigused, asjad, no põhiline asi, millest sa kinni hoides hakkab, on liigesevalud, eriti kätel, sõrmedel ja kui sa ei taha üldse nagu edasi liikuda, siis mis sa arvad, mis su jalgadega toimub, on ju, et see kõik on nagu seotud. Seal on alati mingisugune detailne asi, sinu personaalne asi, aga üldpõhjus on sama. Et üha rohkem näidatakse mulle seda, et meil on vaja lihtsalt elada, olla selles kogemuses nimega elu. Et kui sa oled nagu rohkem südames, siis sind juhatab südame hääl, seal ei ole kinnihoidmist, seal ei ole takistusi selliselt. Kui sa tead, et sul on sein ees, siis see tähendab, sul on vaja suunda muuta, mitte et sa ei hakka seda seina lõhkuma, et sealt läbi minna. Kuigi vahest on seda ka vaja sinu enda kasvamiseks. Aga sellegi poolest sul on vaja elada iseendana. Ja kui sa ei tea, kes sina oled, sest sa oled terve elu kuulanud teisi, teinud teiste käskude järgi ja ootad, et teine sulle annaks selle informatsiooni, mida sa pead tegema ja kuidas olema, siis sa oled andnud ära vastutuse iseenda eest ja sa eladki teiste järgi, ehk et sa ei kuula iseennast. Ja igal inimesel on oma energia, oma juhatus. Ja sul on vaja õppida seda kuulama. Tuli selline tohutu intensiivsusega. Aga et inimestel, nii meestel kui naistel, aga täna ma loon ruumi naistele, mehed vajavad, mulle öeldakse, et jõulisemat lähenemist iseenda hüvele, et see kasvaks. Et mina saan aidata naisi. Ma ei saa minna lõhkuma mehi, sest et just kui oleks neil teine struktuur, vähemalt niimoodi öeldakse, et ma võin aidata mehi edasi mingisugustesse järgimistesse sammudesse, aga meeste ruum on mingisugune muu energeetika, mis ühel hetkel ta võib mahtuda minu ruumi ka. Aga praegu on olulisel kohal naised, sest et see naiste ruum on seotud ka minu enda sisemise kasvuga, et kui sa arvad, et ma loon ruumi ainult sulle ja siis olen see, kes veab seda, siis veab sind sellest läbi, sellest sündmusest, siis ma võin öelda, et iga sündmus on toonud mulle kasvu. Iga sündmus on toonud minu jaoks nähtavaks midagi, mida ma ei ole võib-olla tahtnud vaadata või ei ole näinud. Ja see on ka sinu jaoks, et isegi kui sul tekib vastumeelsus, et siin on igav, võib-olla oligi liiga vähe, jälle sunnitakse mingisuguseid haavasid vaatama. Et kui sul oli nii suur tõmme sinna sündmusele tulla, siis järelikult oli see sinu koht. Ja sinu meel tahab anda hinnanguid, sest et me kõik tahame elada mõnusas olekus ja voolamises ja et oleks mõnna olla. Ja kui ebamugav on vaadata nendesse asjadesse sisse, mis me oleme vaiba alla pannud. Ja kui ebamugav on vaadata eriti siis, kui on tervis juba üles ütlenud või üles ütlemas. Ja ma tean sulle, mida ma räägin, olles täna siis vedanud endaga kaasas päris suurt kogemuste pagasit
saan ma öelda, et ma tean päris palju. Ma võin paista selline väikene ja süütuke, aga kui sa õpid mind lähemalt tundma, võib-olla siis sa näed, kes ma tegelikult olen, sest et siin Facebooki ja selle videode kaudu sa ei näe seda minu tegelikku olemust selliselt, kus sa saaksid aru sellest, et elu on see, mis annab meile seda kogemust ja mitte see, mida sa ükskõik kus kursusel või koolis nagu pähe endale tuubid, sest et praegu on väga palju erinevaid kursusi, erinevaid praktikaid, õppimisi nii teaduse kui ka nii-öelda energeetilisel tasandil või energiamaailmas, siis miks siis inimesed, kes tohutult valivad neid ruume, ei ole jõudnud mitte kuskile? Hea küsimus on ju. Tegelikult on see, et nad ei ole kasutanud seda oma igapäevaelu praktikas ja paljud ei tahagi seda teha, sest neil on lihtsam anda vastutus kellelegi teisele, et kas või see, et tuled minu vastuvõtule ja arvad, et ma nüüd teen sind terveks, et jah, ma nimetan ennast tervendajaks, aga terveks saad sa ainult ise ennast teha, kui sa otsustad lahti lasta mingisugustest teemadest ja asjadest ja valust ja mis iganes sinu sees on ju, et see saaks hakata puhastuma. Et kui sulle meeldib olla selline tohutult ülevoolev intrigant, saades kaifi sellest keemilisest protsessist, mis su sees on, siis ilmselt sa ei loobu, sest et sa oled sõltuvuses sellest keemilisest protsessist ja sina, kes sa igal hetkel tahad pai lapsena hoopis neid pai tüdrukuna teha neid praktikaid läbi ja olla kõigest nii tubli, jättes kõrvale oma südame hääle, siis sa samamoodi ei jõua mitte kuskile. Sa võid tublilt neid praktikaid teha, aga kui sa ei kuula oma südant, oma keha, mis su keha tegelikult ütleb, mis su süda tegelikult ütleb, mida sul on vaja teha, siis ei olegi midagi, et mina annan sulle tööriistad ja mina näitan sulle tee otsa kätte, ülejäänud asjad pead sa ikka ise tegema. Et mul ei ole võimalik tulla sinu sisse ja teha sinu eest sinu asju. Ja see kehtib nii kõikide teiste puhul ka, mitte keegi ei saa tulla sinu sisse ja isegi üks hea näide on see, et minu käest küsiti, et huvitav, et näed, et käisin tervendaja juures, et ta puhastas mu ära ja tõstis mu sagedust ja mis iganes ta tegi. Aga 2 nädala pärast on nagu nii halb olla jälle ja ta vist ei ole ikka selline, et kuluta ainult raha, et käi kogu aeg uuesti ja uuesti. Aga kui sina käid ära kuskil sellises kohas, siis sul on vaja vaadata ka, mida sa saad nüüd oma elus teistmoodi teha, mida sa saad teha selle jaoks, et sa mõtleksid oma elus teistmoodi. Sellepärast, et kui sa lähed vanasse rutiini tagasi, siis seal vanas rutiinis oled sa suhteliselt kiiresti tagasi selles vanas kogemuses. Nii et kõikidele inimestele ka, kes on nagu need tähenaised ja kõik läbi kogenud, et jah, see energia on päris kõrge seal ja tihti ongi 1-2 nädalat, kui see energia kannab sind. Aga kui sa lähed oma igapäeva rutiini tagasi, kus ei ole mingisugust muutust, kui sa lubad taas oma mõtetel võimust võtta ja lähed oma mugavustsooni tagasi, siis sa oled üsna kiiresti selles vanas mullis uuesti. Vot. Aga pool tundi hakkab varsti täis saama, seega ma tõmban siit otsad kokku. 27. oktoober Tartus, tähenaised selle aasta viimane, järgmisel aastal ma ei oska sulle öelda, kuna see tuleb täpselt siis, kui juhatus ütleb ja kas üldse tuleb, seda ma ka ei tea. Nii et sa juba ilmselt mõistad, et ma teen väga palju juhatuse järgi. Kui ma hakkan mõistusest looma, siis need asjad ei toimi. Ja 7. detsember, naised, kes lasevad enda väe vabaks. Et kaks väga olulist, et vaata, tunneta, ma panen ilmselt kommentaarina need sündmused ka selle postituse alla kirja ja mõnusate kohtumisteni ja mina väga ootan neid, sest et üha rohkem ma julgen välja öelda seda, et ma täiega kaifin seda, mida ma teen, see ei ole minu jaoks töö, sest see on minu igapäevaelu.
ja tule kaasa minuga, tule lendu. Tähenaisi on järjest rohkem siia ruumi vaja. Aga tšau-tšau.